Nii, tere tulemast tulemast meie podcasti. suurepärasesse podcasti 10 aastat vahel ja tänases suurepärases episoodis on meil külas Kauli suurepärane sõber Kirke. Tegelikult on Kiisu. Nii, ja siis meil on veel külaliseks on Kärt ja no tegelikult Kadri on ka kuskil, aga ta vist ei taha, ta vist vihkab meid, nii et mina asendan Kadrit praegu. Ja siis on Kirke. Kirke, räägi, kes sa oled? Hei, mina olen Kirke. 32. keskkoolist käin, 11. D-klass. Mis sulle kõige rohkem meeldib teatris? See on väga lai nagu spekter, aga... Miks sa üldse alustasid teatriga ja millal sa alustasid? Teater on mulle kogu aeg meeldinud nagu suht väiksest peale ja siis mingi hetk mul tekkis nagu siuke obsession, et ma teadsin, minu ema käis Nõmme huvikooli näiteringis ja siis mina tahtsin ka minna. Ja siis kui ma olin mingi 9, siis ma läksin ja siis ma nagu alustasin nagu näitlemisega. Ja siis ikka väga meeldis ja siis läksin teatriklassi ja nüüd olen siin, kus ma olen. Ja mis sa siis täpsemalt teed igapäevaselt, et mis nagu teatriga või kuidas sa nagu teatriga seotud oled igapäevaselt? Mul kooliga, mul on nagu vastavalt kursusele on kas nagu teatritunnid või siis keha improvisatsioon, eelmine aasta oli hääle improvisatsioon ka ja siis ma töötan teatrumis ja võtan vastu mantleid ja kontrollin pileteid. Oota, mis koolis sa käid? 32. Kus see on? Mustamäel. Kas sa soovitad seda kooli? Jaa, eriti kui sa oled nagu lahe inimene. Kui sa oled natuke nõme, siis ära tule. Aga kui sa oled äge, siis tule. Milline oli viimane etendus, mida sa näitasid teha või milles sa esinesid? Kellena sa esinesid? Milles ma esinesin? Meil nüüd 11. oli klassiga, tegime luulelavastust. Seal meil ei olnud nagu rolle, seal me lihtsalt liikusime ja ütlesime mingeid luulelisi lauseid ja oli siuke hästi müsteeriline, äge. Kellatiksumine oli taustaks ja siis meie õpetajad seda kuulas 3 tundi seda kellatiksumist. Et see oli väga rahustav. Aga mis oli esimene teater koht, kus sa käisid? See oligi Nõmmel näiteringiga. See oli nagu Lumivalgeke, aga see nagu oli nagu meie versioon ja siis Lumivalgeke see nimi oli Luuna ja mina olin Luuna ja ma sain ära minestada. Oota, aga kus sa nüüd tunni aja pärast plaanid olla? Teatrumis, tööl. Miks? Tore on, meeldib. Väga lahedad inimesed on teatrumis tööl. Seal on väga sõbralik õhkkond, soovitan kõigile tulla vaatama. Ja kuidas sa said sinna? Tuli meil ühelt, mitte nüüd minu õpetajalt, aga ühelt teiselt meie kooli teatriõpetajalt, et teatrum otsib publiku teenindajaid, kes tahab, kirjutage. Siis ma kirjutasin ja siis ma sain. Ja olen väga rahul. Oota, aga sa olid Salmes töötasid ka ju? Ma olin meie jumalate etendusel. Ühe korraga võtsin mingeid neid jobasid vastu. Aga ma ei ole seal nagu officially töötanud. Kus sa veel oled töötanud teatrites? Ei olegi väga. Ma olen näiteringi tunde asendanud, aga ma ei ole rohkem töötanud. Aga õpetaja olnud? Jaa. Aga mis siin on nagu unistus, et kuhu sa tahaksid jõuda enda teatriga? Ma väga tahaks saada näitlejaks ja et ma saaks olla filmides ja etendustes ja et inimesed kõnnivad tänaval mööda ja siis sosistavad oma vahel, et vaata, see on see Kirke. Aga mis on sinu unistus, mis näiteks etenduses sa tahaksid mängida või mingis filmis? Filme tegelikult sa ei saa niimoodi ette mõelda, aga etendus küll. Okei, see on siuke väga selline kahe otsaga asi, aga mulle väga meeldiks mängida Pipi Piksuka, aga siiani minu meelest ainuke, mis on Pipit teinud, on Estonia teater ja seal lauldakse ja ma ei taha laulda. Aga muidu on küll Pipi. Ma olen kahe otsaga vorst. Ta ei tea seda, aga Sten teab. Jaa. Meie hetkel oleme siis kodus ja hetkel meil on hästi palju pitsat all korrusel.
sest et miskipärast koolil oli vaja teha 12 pitsa jagu tainast. Oli küll jah. Ja oota, mitu pitsat sina tegid, Kärt? Ühe? Tubli. Maitses või? Ma pole proovinud veel, see on vist endiselt ahjus võib-olla ja natuke kõõripäpp praegu. Karju kellelegi, et ta võtaks selle ahjust välja äkki. Kas keegi võib mu pitsa ahjust välja võtta? Okei, väga hästi. Nii ja Kirke, mitu pitsat sa oled teinud? Mina ei ole ühtegi pitsat teinud, mina olen teiste töövilju söönud. Ja meil on hästi palju inimesi siin ka. Ja siis Katri on ka siin, aga tema peab miskipärast nüüd juba Tartusse ära minema. Sest et väidetavalt tal on nii palju õppida. Nii, aga miks sa 32 läksid? Sest ma tahtsin kindlasti teatri suunda minna ja VHK ei tahtnud mind. Miks VHK ei tahtnud sind? Sest ma ei ole piisav. VHK on Vanalinna hariduskolleegium. See on see, kus ta nüüd nagu teatrisse läheb. Ja, see on teatrumi kõrval. Seega, jaa, natuke huvitav. Aga jah, ma ei ole piisavalt nepo baby, et VHK-sse saada. Mis see tähendab? Ma ei vaata TikTok'i. See tähendab, et mul ei ole piisavalt kuulsaid vanemaid. Sest et teatrum on hästi see, et nad tahavad, et sa oleksid hästi nagu juba põhimõtteliselt kuulus. Nii, aga oota, Kärt, mis kooli sa lähed? No Hugo Treffneri gümnaasiumisse või siis hoian raha kokku ja jään Tallinnasse. Miks? Oota, kas Tartu maksab raha või? No kui sa seal tahad elada üürikorteris. Miks sa üürikorteris tahad elada? Miks sa ei lähe nagu telgiga lihtsalt Hugo Treffneri kõrval elama? Sest et sa väga ei või. Kas sa oled proovinud? Ei, sest et see on seaduse vastane. Ma ei tea, kas on. No, Mine proovi ja siis kui ajab ära, siis lähed ära. No, ma ei ole siuke inimene, kes siukseid asju salib. Mine proovi ise ja siis ütle mulle, kas võis või mitte. Ma lähen proovin. Oota, nii Kirke, sa käid siis 32. ju? Ja. Ja sa oled hästi tubli? Ja. Ja. Mis sa geotöö said? Ma nüüd seda teist tööd ei ole veel saanud, aga eelmise ma sain 97%. Ja üks enne seda ma sain 100%. Wow. Nii et jah. Sa oled märksa tubli kui mina geos. Mis sul on siis? Ma ei tea. No vähem kui 97, kuidas mul on mingi 75. Võib-olla geograafias oli mingi põllumajandus ja energiamajandus. Ma sain teada, et mul on, ma arvasin, et mul reedel on töö. Ehk siis eile. Aga tuleb välja, et see oli mingi tööleht ära teha. Aga ma ei teinud seda ära. Nüüd Piret Karu karjub on peale koolis, ma arvan. Aga nüüd meil on see viimane töö ja siis on geo läbi. Ja. Juhu. Meil oli viimane töö just. Meil pidi olema 3. veel, aga siis me õnneks ei jõua teha seda. Sest et meil järgmine nädal on nagu viimane nädal üldse geograafiat minu elus. Sest et ma ei kavatse seda kuskil edasi õppida. Ja. Juhu. Saad aru, meil oli üks tavaline reedene koolipäev, see oli vist eelmise nädala reede. Ja siis meie õpetaja ütles meile, ta on nagu maailma parim õpetaja, eks ole. Ja siis ta ütles, et alates mingi 16. ta lihtsalt ei anna meile enam eesti keelt ega matemaatikat. Sest et ta tahab mingeid teisi ameteid proovida ka peale lihtsalt õpetaja koolis. Teate, viimane geograafiatund või viimane nädal geograafiat on nagu väga hea, aga miski pole parem kui viimane nädal vene keelt. Ja meil saab ka vene keel läbi üldse aasta. Ma olen kuulnud nii. Aga kusjuures Kerdu, see uus õpetaja, kes tal tuleb, on minu vana klassijuhataja ja matemaatika õpetaja. Aga kas sul on mõndasid koduloomi ka? Ja, mul on 2 koera ja kass. Tahaks ka. Mul pole ühtegi kodu. Mul on kalad, aga neil ei saa pai teha. Tegelikult saab. No, sina ehmatavad ära. Aga mida sulle meeldib sinu vabal ajal teha? Teatris käia. Ma käin veel laulukooris ja koertega agilitis. Oota, aga sa rääkisid, et sul ei taha laulda ja sa käid kooris?
noh, vaata, ma tahan saada näitlejaks ja siis nagu ma pean ja kuna mulle ei meeldi, siis see on siuke asi, mida ma pean arendama endas. Et siis ja ma käin ja mul on tunne, et mu kooriõpetajal on juba nii nagu viljanud minust, sest et ma olen 3. hääles Aldis ja siis meil on seal 4 tüdrukut ja 3 neist puuduvad väga tihti ja siis ülitihti on niimoodi, et ma olen seal üksinda ja siis mu kooriõpetaja on juba mingi no Kirke, ma laulan sinuga koos sest et mulle ei meeldi üksi laulda, aga nagu ma pean. Aga miks seal siis nii vähe ühes hääles on? Ma ei tea, meil on üldse nagu vähe lauljaid kooris, sest et need, kes oskavad väga hästi, need käivad juba kuskil oma kohas ja need, kes ei oska ja ei taha nagu õppida ka, need lihtsalt ei tule. Oota, kas sa käisid kooris siis, kui Miku oli ka seal või? Jah. Räägi sellest. Ta oli väga püüdlik. ja väga, palju julgem laulja kui mina. Ja ma ütleks, et pingutuse eest saab plusspunkte. Võiks tagasi tulla, aga meil kahjuks nüüd on neidude koor, sest et poisid läksid kõik ära. Oota, aga kas Lauri ei käi laulmas või? Ta mängib trumme vahepeal, aga ta ei laula. Meie juures ei laula. Kus ta laulab? Ma ei tea, äkki kuskil laulab. Niisama laulab, ma ei tea. Aga laulu peale ei saanud? Vist ei saanud. Aga mis sinu lemmikfilm näiteks on? Minu lemmikfilm on Kariibi mere piraadid. Teine osa. Ma pole vist isegi vaatanud seda. Soovitan vaadata. See on päris pikk, see on mingi 3 tundi. Aga see on väärt seda. Aga mis sinu lemmik see teatrilavastus on? Mul hästi pikalt oli noorsooteatri, miks me varastasime auto. Ja siis nüüd viimase aasta jooksul on päris palju tulnud teisi häid, mida ma olen ka näinud. Näiteks mulle meeldis väga Teatrumi Isa. Siis mulle meeldis Kanuti Gildi saalis Fun Fact. Fun Fact! See oli siuke, Fun Fact oli siuke lavastus, et nagu publikut kaasatakse ka ja siis nagu näitlejad käisid vaata publiku seas. Ja siis me olime laudkondades ja siis laudkonnal anti ülesanne, et nagu valige keegi, kes on nagu kõige suurema tõenäosusega, et kui see nagu maja läheb põlema ja nad saavad ainult 1 inimese päästa, et kes teie laudkonnast päästetaks. Ja siis meie küsimusi, meie nagu vastuseid isegi ei vaadatud. Juhan Ulfsaks tuli ja siis ta vaatas minu poole ja ta ütles esimesena, et sind päästetakse. Ma olin nagu mingi, jaa, mind päästetaks. Igatahes see oli väga lahe, see oli mul kohe ei südamesse. Ja Linnateatri puhkus oli ka hea. Aga missugust muusikat sa kuulad? No all me saime siin mingi 3 tundi Taaget, et ma kuulan väga palju Taaget. Aga milliseid raamatuid sa loed? Või kas sa üldse loed? Ma loen. Ma mingi hetk lugesin hästi palju noortekaid, aga siis ma nagu tütinesin ära. Ja nüüd ma olen üsna siuke avatud kõigele. Ilukirjandus üldiselt. Kas teil koolis on ka kohustuslik kirjandus? Mis sa viimati sealt lugesid? Ja meil nüüd praegu oli eesti keele kursus, nüüd see saab läbi, nüüd meil hakkab kirjanduse kursus ja esimene raamat on Tõde ja õigus. Ja nii et nüüd ma varsti hakkan seda lugema. Ja see on 500 lehekülge või isegi natuke peale. Ja ma olen isegi lugenud 500 lehekülgesid. Kas Harry Potteri kõige paksemas on 500 lehte või? Jaa. No siis ma olen lugenud nii pakse. Aga see oli ilukirjandus ja ma lugesin seda vabatahtlikult, seega see on veits teine asi. Ja ma lugesin ka Harry Potterit. Meil oli nagu trend koolis, et mingi 4. klassis kõigil tüdrukutel olid Harry Potterit ja siis kui me jõudsime 5. osani, siis kõigil olid need suured paksud 5. osad koolis kaasas. Mina lugesin Harry Potteri 1. klassis läbi. Mina lugesin enne 1. klassi vist või hakkasin lugema enne 1. Ma hakkasin ka enne 1. klassi lugema. Ja aga Kirke, ma vaatan, et kell on 15. Hästi, ma siis lähen teatrumisse. Võime Kirke teatrumisse ja Kadri viime
Tartu rongi peale, siis ta vihkab meid ja ei taha meiega koos olla siin. Jah. Ja. tänan tähelepanu eest. Ma tänan ka tähelepanu eest. aitäh, et sa olid meil külas. Ilusat teatriruumi sulle ja loodetavasti sa saad näitlejaks kunagi. Ja siis ma kasvan kasuleks ja siis ma saan öelda, et mõtle, Kirke oli minu sõber kunagi. Ma tunnen teda. Jah, aitäh vaatamast ja kuulamast ja aitäh, Kirke, et sa tulid pitsat sööma ja podcasti ja. Jah. Tšau. Tšau.